Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere, head sõbrad! Meie podcasti sari on jõudnud viimase saateni, mis puudutab Eesti Laulu poolfinalistide tutvustamist ja mul on hea meel, et kõigepealt on stuudios 3 võrratut noormeest. Jaanus Saago esindab täna ansamblit Revals. Tere! Tervist! Peeter Põder esindab kollektiivi Viinerid. Tervist! Ja Uudo Sepp esindab iseennast. Jah, nii on. Tervist! Kas teil on telefonid kaasas kõigile? Jah, ikka jah. Vaadake oma kontaktide nimekirja. Ma tahaks, et lapaksite selle läbi ja valiksite välja, kes on teie arvates kõige kuulsam inimene, kelle telefoninumber teil on. Annan teile hetk aega. Et siin on Allan näiteks, Roosileht. Rahu. Rahulikult surpa. Valin ära. Okei, selge. Andke märku, kui teil on valitud. Ma arvan, ma leidsin. Peeter leidis, nii. Jaanusel on nii palju kuulsad inimesi, et ei tea, kas valida Siili või Jamie Rockway'd või? Said ka valitud? Mul on huvitav lugu selle kohta. Okei, väga tore. Mul on ka valitud. Uudo, hakkame sinust pihta siis. Mina valisin miskipärast Kristjan Jõekalda, eks mul oli siin Elu24 ajakirjanikud, kõik sellised asjad ka, aga Kristjan Jõekalda ainult sellepärast, et paljud on öelnud, et ma natukene nagu näo poolest meenutan seda meest ja minu arust Rooside sõjas see mees on pannud endale kõva siis pinnase alla. Millal sa viimati Kristjan Jõekaldaga rääkisid telefonitsi? Oi. Ma arvan, et see oli eelmine aasta. Et jah, nendel oli see nädalavahetus Kanal 2-ga, siis nad kutsusid sinna saatesse. Aha. Jah. Peeter, kelle sa valisid? Kuule, mul ka telefonis tegelikult on täitsa mitu nime ja esimesena lõi pähe Taukar, nii et ma valisin tema. Kuidas Taukari ja sinu vaheline suhtlus alguse sai? Kuule, äge. Ta tuli meile rockbändi nimega Mervis, tuli bassi mängima. Siis ta mängis seal ühel kontserdil ja pärast ütles, et kuule, et teeks akustiduo. Ja nii oligi. Aga kuidas siis sina, praegusel hetkel sa ei ole ju Taukari bändis ega midagi? On, ei ole, jah. Kuidas ta siis su kandadelt maha raputas, kui ta kuulsaks sai? Kuule, sellel hetkel, kui ta kuulus oli, siis ta veel ei raputanudki, aga ma läksin ise ühel suvel, läksin USA-sse raamatuid müüma. Nii et siis peale seda meil läks see, ta tegi muusikat Eestis edasi ja tal klappis kammistega väga hästi, nii et ta läks temaga edasi. Kui hea bassimees Taukar on? Kuule, rocki ta paneb ikka süngelt või tutskelt, kui teda tsiteerida. Et tegelikult selle koha pealt on väga hea. Ma džassi ja R&B koha pealt ei oska öelda. Jaanus, kelle sa valisid? Mul juhtus siuke lugu alles hiljuti, et ma vahetasin telefoni ja siis ma suutsin kõik numbrid ära kustutada. Nii et mul oli üsna pikka aega niimoodi, lihtsalt vaatasin, et keegi helistab, siis mul hakkasid need numbrid juba pähe jääma. Aga siin ma aitasin Ott Leplandil ühte asja salvestada ja siis Tanel Pandre saatis seda kontakti, nii et see on ainukene kontakt, mis mul on salvestatud. Ainukene üldse, jah. Selles mõttes oli hea valik lihtne. Jah, aga milleks neid ikka salvestada? Jäävad meelde lõpuks. Kui me lähme väga kaugele ajalukku, kas said Otiga samal hooajal Superstaaris või? Jaa, niimoodi oli küll, jah. Kas siis sai teie tutvus alguse ka või? Just, seal me kohtusime esimest korda. Mis mulje jättis Ott? Ta oli alguses siukene hästi tasane ja vaikne, aga siis kui sa temaga juba nii-öelda sina peale said, siis ta ikka võis rääkida palju ja laialt maailma asjadest. Selge pilt. Hakkame kuulama teie võistluslugusid ja kuulame siis niimoodi, et see, kes ära tunneb, et see on tema lugu, see esialgu on natukene vait ja teised ka kuulavad ja siis peavad aru saama, millest see lugu räägib. I never imagined that we would be here again, talking, fixing, you begging for me to say, remember, truth hurts, was too scared to give it away. I didn't want to hurt you, but I did anyway. Never wanted to say goodbye. It was the only way to hide the lie.
Jaanus, millest räägib Uudo Sepa lugu I'm sorry, I messed up? Tundub, et Uudo on mingi jamaga hakkama saanud ja siis tüdruk vist jättis ta maha, ma saan aru. Ja armastuslugu ilmselgelt, eks ju. Et prooviti uuesti, aga ikkagi need vanad vead tulid kõik jälle pinnale ja siis... Võib-olla hoopis kaasprodutsendi Andrei Sevakini suhtest Uudol ja Andreil. Et armastuslugu. Nagu Andreiga minul. Kuidagi vaikseks Sinnamaale kohe tahate minna. Okei. Igatahes tegelikult lugu räägibki sellisest nagu salmides on nagu monoloog tüdrukuga. Et paned nüüd tüdruku istuma ja siis seletad talle nagu lahti, mis kõik nagu vead ja hädad nagu on olnud ja nagu tahaks nii väga vabandada. Ja siis lõpuks nagu vabandad esimest korda, siis nagu üritad veel rääkida, tuleb teine salm, räägid veel, mis kõik oli, et äkki ikkagi saab korda. Ja siis tuleb see uuesti üritad vabandada ja lõpuks ikkagi ju siis nii pidi olema. Et see lugu ei ole õnneliku lõpuga, ma saan aru, jah? Kes teab, vabandused võivad lõppeda kurvalt kui ka õnnelikult, et ega midagi hästi pole siis tehtud, kui vabandama peab. Kes seda monoloogi siis päris elus pidas, sina või Sevakin? Sevakin nimelt, et ma lihtsalt sain enda nagu eluga seda nagu ka samamoodi nagu seda lugu joonda tõmmata, et see nagu väga palju kõnetas mind ja sellepärast saangi nii sügavalt ja südamest laulda seda. Kuidas Sevakin sinuga ühendust võttis? Oli see sedapidi üldse või? Ei, teistpidi oli, ma kirjutasin talle, et ta tegi mingi videovlogi ja siis kuulas ilma autotunita või autotuniga neid artiste ja siis ta ütles, et Uudo, et kaeva mu uuesti üles, et sa oskad laulda, et proovi veel ja siis ma ütlesin, et mis seal ikka, et kui ta nii arvab, et miks ma ei võiks kirjutada ja kirjutasin talle, sest mul oli üks lugu tegelikult mõeldud ka Eesti Laulu jaoks ja ta ütles, et seda ei jõua valmis, aga mul on pakkuda siin selline laul ja kui ta lasi seda, mul oli kohe esimesest sõnast, kui ma kuulsin seda, ütlesin, et okei, tõmbas kohe selliseks hellaks seest, et jah, vabandada on vaja, et vabanduste eest oleks lollakas ära joosta. Kuulame järgmist laulu. Mis koht on Võsu, kui sa oled kohi L-leist, kust kõrvast kinni rahva. Ja lähme nüüd kõik Baby lõft on lae vend, aga ta pole Kohilas, kus keskmisel mehel on 2 sohilast. Maapoiste sukutung, laste rohkem alev, maa naiste laiad puusad, jookske tormi Tiit ja Kalev. Keskväljak magasin, raamatukogu, kappa männikus saab 1,5 õpilastes joodik jobu. Pirgi tuli siit, epliks saisid tiivad, on tänak kuuli siia, mõtted ajavad ma kiiva. Tallinn Viljandi, 36 kilomeeter, pärmitehase haid, siis parem pööre, vaata Peeter. Vineeli tehas kütab, pole valgusfoore, see on riik riigis, omade poiste austoode. Sotsiaalministeerium kirub, et Eesti iive kisub kiiva, tule naine maale, 9 kuud, kui su tuleb rinnas piima. Kappa kooli LA, oma Ariana ja Kardashian Kim on Maiu piima auto, veranda riite pato. Millest räägib Viinerite võistluslugu? Väga kodukoha patriootlik lugu, ma ütleks, et ma arvan, et see toob just seda kodukoha, seda tunnet üles, et nüüd on õige aeg lapsi teha. Et väga palju iivest oli juttu seal ja laste tegemistest. Huvitav, kas Kohilas on mingisugune väga legendaarne Viineri putka või? Ei tea, kus toodetakse igasuguseid. Mõni vana härra hotdogi käruga. Ei ole, meil Vineeri tehas on küll, Viineri putkat ei ole. Väga õiged pakkumised tegelikult, jah. Patriootlik ja et toome Kohila suurele kaardile ja siis, et suurele kaardile tuua, siis LA lõpp on kindlasti väga... Ma mäletan kunagi need vihikut mingisugused koolias, see oli Kohila vist või? Ja just. Ja Kohila paberivabrikust võib-olla küll. See paberivabrik on ka toodud loosse sisse. Ei olnud vist paberi, meil on Salutaguse pärmitehas, mis kunagi oli natuke, andis Kohilale teatud
teatud lõhna mingiks ajaks, aga nüüd tegelikult on väga kvaliteetne ettevõte juba asjad korda ajanud, et tegelikult seal seda muret enam ei ole, aga see oli lihtsalt tundus hea asi, mida looste sisse tuua. Aga jah, siuke kohalike väikeste kohtade iive tõstmine ka. Ja tegelikult selle looga on lihtsalt pull asi, et me läksime 9 nädalavahetuseks sõbra sünnipäeva tähistama ja mõtlesime, et teeme loo. Ja sellega ei olnudki mingit plaani. Ja siis saatsime sinna Eesti Laulu konkursile ja läks läbi. Et siin me oleme. No mulle meeldib õudselt see refrään räigelt suureks tehtud, nii mõnus nagu ongi selline tunne, et oi, tahaks Kohilasse minna, äkki seal tuleb selline LA tunne, tead, tänavalambid põlevad, kõik oled seal kõrgel korrusel, vaatad, kuidas all lapsi tehakse, jumal hea nagu tunne tuleb. Seal loos on ikka mainitud mõned eestlastel tuntud nimed ka, kas te rääkisite kõigiga läbi ka enne, kui te nad laulu sisse panite? Ei, loosse sisse pannes me sellest läbi ei rääkinud. Küll, aga me tahtsime video teha, kus me nende nägusid tahtsime kasutada ja sellega rääkisime läbi, tegime selle vea ja siis ei saanud luba. Kas sinu endine bändikaaslane Birgit Sarrap lubas või? Jaa, tal oli see okei. Ma lasin tegelikult seda lugu talle ennem juba siis, kui me selle loo tegime. Ja me praegu teeme ka koos bändi. Enne, kui te loo tegite, lasid seda lugu? Kui lugu oli valmis, siis enne Eesti Laulu seda konkursit üldse, siis lasin talle ka, et ta kuulis oma nime seal sees. Talle meeldis? Jah, talle meeldis samamoodi refrään. Refrään, mega, jah. Kuulame ühte laulu veel. Rääkis suvises keeles, paat mööda jõge kündis kallastel valud. Lootsik peegeldus järve veele, sõnad suust läksid teele. 2 olendid teine teise poole, südameisse lastud noored. Meile nähtamatu näis maailm, ainult sind südames suuni, joonistan maaliks, ma kirjutan sinust romaani. Kirjutan romaani. Südames suuni. Millest see lugu räägib? Armastusest. Ennem Jaanusega just rääkisime ka lugude keerukustest ja lihtsustest ja sõnadest. Ja Jaanus, mulle väga meeldib, et siin on palju metafoore kasutatud, et see on lahe ja ma loodan, et Eesti muusikas see asi säilib. Jaa, et selles suhtes, kui ma kuulsin seda lugu esimest korda, siis mul on selline ülihea sõber Karlo Sukareda ja tema kontserditel on ka alati sellist country vibe, mõnusat country vibe kuulda ja õudselt isegi nagu sooviks, et eestlased võtaksid seda country vibe rohkem südamesse vastu, et Ameerikas on hästi palju see esindatud muidugi, et jah, muud ma ei tahtnudki öelda. Country vibe ju rohkem. Jaanus, kuidas asi tegelikult on? Ja eks ta ongi armastuslugu, et nagu ühes armastuses ikka on armastus, on tülid, on pettumus ja siis on võib-olla jälle armastus. Ja sellest saabki siukse romaani kokku nii-öelda. Jaanus, kui oluline on ansambli Revals tänavune Eesti Laul ja kõrge koht sellel konkursil? Ütleme niimoodi, et meil ei olnud seda plaanis seal osaleda sellel konkursil, aga me tegime plaati sellel hetkel ja seal olid mõned lood, mis sobisid lihtsalt sinna saatmiseks. Üks oli seesama Kirjutan romaani, aga see, et me sinna konkursile saime, see on kindlasti väga oluline meie jaoks, et tahame näidata oma bändi ja seda, mis me teeme, et meile meeldib see. No sa oled Eurovisioonil ka käinud? Jaa, tõsi lugu. Ongi 10 aastat möödas, need juubel. Tahaksid veel minna? Või mis mulje see Malcolm Nicolina käimine jättis? Ei, see oli väga lahe. Sellel hetkel ma olin 10 aastat noorem ka ja eks sai kõvasti pidu peetud. Tahaks võib-olla näha natukene selgemate silmadega kogu asja. Kui nii öelda ausalt. Eks milleks siis valetada, eks ju. Aga siiski mulle väga meeldis see kogemus. Et väga, väga lahe tõesti.
Ma saan aru, et teie ajal ei olnud siis seda kõva trilli, mida viimastel aastatel osalejad on rääkinud, et täpselt sel kellaaeg on äratus ja sel kellaajal on intervjuu 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja siis on need asjad ja teie saite ikka pidu panna. Ikka oli, me lihtsalt lähenesime asjadele väga spontaanselt ja kuidagi sedasi filmilikult. Mulle tulevad igasugused flashbackid, ma ei tahaks nendest rääkida. Nii hullud kohe, jah? Ei, jah. Teine kord kusagil räägib. See teine kord, kui sa käisid ja väga edukalt Eesti Laulu looga This is our choice koos Triin Niitajaga, mida see sul andis, mida see õpetas näiteks tänavuse Eesti Laulu kontekstis? Sellel hetkel, kui sai käidud, siis ma olin rohkem, ise pidasin ennast lihtsalt üks pillimeheks, et niimoodi lauljana pidin üles astuma. See oli minu jaoks veidikene ootamatu asi. Aga kindlasti õpetas see Eesti Laulu konkurss seda, et lavashow on hästi tähtis ja see esituspool samamoodi, et mida paremini sa seal sellel õigel hetkel laval üles astud, seda paremini sa inimeste südamesse poed. Sama asi juhtus ju tegelikult ka 2010 Malcolm Lincolniga. Kui me läksime sinna lihtsalt kuidagi spontaanselt sellel hetkel lavale, siis inimestele meeldis see, et lavashow ei olnud võib-olla nii viimistletud, et seal taga selles Manpower 4 või kuidas me ennast kutsusime, et seal üks vend keeras nagu teiste tüüpidega vastaspoole enda liigutust, et see kõik mõjus väga sedasi kummaliselt, aga ka samas sedasi toredara ilmselt, et inimestele nagu näha meeldis. Või oli see mingi protesti häälega, ma ei tea. Kas viinerid lähevad ka protesti hääli püüdma või? See on hea küsimus. Ma arvan, et ei lähe. Et me oleme siuke underdog või kuidas see väljend on, eks ju, et aga nagu ma ise ütlesin ka, et see lugu... Ma arvan, et viinerid võiksid olla see Troja hobune. mida saate Euroopasse. Ei, aga selles mõttes me mütsiga lööma ei lähe, me nagu teeme lahed asja ikkagi. Ja et kui meil selline võimalus on saada enda ägedat gängi tutvustada tervele Eestile, et siis me tegelikult me anname endast parima, meil on olnud juba koreograafia proovid, meil Kristel Aaslaid sättis lihtsad liigutused paika ja et meil tuleb igast lahedaid asju sinna lavale, et me anname selles mõttes endast ikkagi parima. Kas ja kui palju sa oled varem olnud Eesti Laulul osalejate tiimis taustal kirjutajate seas? On seda ette tulnud, Peeter? Selles mõttes 0, kui välja arvata... Tänavu Inga? Ei, nojah, Inga ka, seda küll, aga et ma olin Indrek Ventmanil süntesaatori taga laval, kuigi ma sünti ei mängi, siis läksin lihtsalt lavale. Aga miks seda süntesaatorit sinna siis vaja oli? Kuule, ma arvan lihtsalt, et me saame nii hästi läbi oma vahel Indrek ja selle loo kirjutaja Allan Kasukes on ka Eesti Laulu, eks ju. Ja siis ta ütles, et kuule, et tule ka punti, vaata, et saad ka näha, kuidas see Eesti Laulu elu käib. Ja kuna ma tahtsin näha, kuidas see käib, siis ma läksin hea meelega. Nii et sa ei ole varem üritanud ka kuidagi? Ei, olen ikka üritanud. Või ütleme, ma olen ikka saatnud. Aga see aasta ma tunnen, et ma pingutasin ja üritasin. Aga ma olen saatnud, nagu ma rääkisin, mingi rockbändi laule ja alternatiivmuusikat, et ma olen ikka pea iga aasta saatnud, ma arvan midagi. Nii et see viinerid, see ei ole mingi pull, see on ikka pingutus ja üritus sinu poolt. Täitsa, ei, see on pull, aga ta on pingutatud pull. Jah, selge. Uudo, sinu jaoks mitmes kord üritada Eesti Laulule pääseda? Esimene. Päris ausalt? Täiesti ausalt, päris esimene kord. Miks mitte varem? Ei ole lihtsalt sattunud, et ei ole seda kindlalt põhjust olnud, miks ma tahaks minna, et praegu see lauluga saan ka öelda, et see on nagu kindel põhjus, kindel emotsioon, mida ma tahan inimestele edasi anda. Milline esimene tagasiside on olnud? Selline, ütleks, et väga hea on olnud, et kõik on kiitnud laulu ja kõik on öelnud, et see on nagu tohutu hea nagu sõnumiga laul, et kindlasti kõigil on ette tulnud selliseid asju, kus nad lihtsalt keeravad sellise käki kokku, et isegi võib-olla vabandusest ei piisa, aga viimane moment ongi nagu vabandus, see, mis nagu võib-olla päästab, võib-olla ei päästa. Aga jah, on ka tulnud sellised asju, et lavashows kindlasti ei tohi üle panna ja kõik sellised tagasisidemed
on ka juba olnud, et jah, et anname endast parima selle lauluga. No mina olen ka kuulnud, et paljud inimesed on seda laulu esimest korda kuulanud ja siis on olnud ikka tõsiselt üllatunud, et see on Uudo Sepp, kes laulab, et see ei ole klassikaline Uudo. Ütleks, et see on pigem klassikaline Uudo, et see on kõige minulikum lugu üldse, mis ma olen praegu välja andnud. Miks sa siis varem ei ole sinulikke lugusid välja andnud? Ma ei tea, ei ole sellist nagu julgust olnud või ei ole lihtsalt enese sisse nii palju võib-olla näinud, et ei ole keskendunud liiga palju endale, pigem teistele. Et praegu selle looga on keskendutud endale ja varsti tuleb kusjuures uus lugu ka veel välja, mis on veel ägedam. Mulle meeldib veel rohkem. Toho. Aga okei, see I'm sorry I messed up. Tegelikult võib-olla ma olen lihtsalt liiga üle nagu mõtlen selle järgmise laulu enda jaoks, et see I'm sorry I messed up on ka nagu mega hea laul mu jaoks. Ma kuulen seda iga päev kusjuures. Mitte ainult proovi ees. Järgmine ka Sevakiniga siis või? Jah, see on Sevakiniga koos töös isegi, et mina kirjutasin sõna, taitasin viisiga, koos töös ikkagi, kahekesi tegime selle laulu. Teeme kiire ekskursiooni Eesti Laulu ja Eurolaulu ajalukku. Pakkuge, kes nendest esitajatest või esitustest on teile kõige suurema mulje jätnud või mis on kõige parem lugu, mis on üritanud Eestis pääseda Eurovisioonile teie arvates? Kuula, mina ütleks. Ja, ma saan olla nõus, aga mul veel enda variandid pole kõik pähedalt. Kuula kindlasti on väga hea lugu. Ma arvan siiski, et see Stig Rästa ja Elina Borni lugu oli ikkagi niisugune üllatusmoment oma ette. Ja samamoodi see Kerli lugu, mis üks aasta ei saanud, näiteks nii palju, kui ma ise olen jälginud, siis need on mulle nagu sümpatiseerinud siit lähiajalust, mis meelde tulevad hetkel. Kindlasti on neid veel. Peeter, pakud midagi juurde? Tead, praegu on blank, mul ei tule meelde. Nii et ei paku. Väga tore, et blank on, sellepärast, et lõpetuseks kiire Viktoriin ka. Lähme Eurovisiooni ajalukku, väga keeruline ei ole. Millises riigis on Eurovisioonil reeglina kõige rohkem vaatajaid? Mul on vastuse variante ka. Inglismaal, Prantsusmaal või Saksamaal? Saate kõik pakkuda? Saksamaal. Prantsusmaal. Ma paneks ka nagu Saksamaa. Saksamaal väga hea pakkumine, see on õige vastus, circa 9 miljonit. Mitu eurot autoritasu maksab Eesti autorite ühing Eesti Laulu võiduloo autoritele? Äkki 2000. 3000. Sina, jah? 2500 kuskil, mina ei tea, esimest korda olen siin. Ja, 3 oli pigem. Ja ilusti on reglement läbi loetud Peetril ja Jaanusel 3000 eurot loo kohta. Maksud maha muidu. Inglismaal on Eurovisiooni vaatajanumbrid väga kõikuvad. Mis seda seal kõige rohkem mõjutab? Mis mõjutab? Nende saavutus. Sest neil ei lähe väga hästi tavaliselt. No tegelikult saavutus selgub alles võistluse lõpus. Ma ei tea, Brexit on ka hea pakkumine. Aga miks nendel ei lähe nii hästi? Ja, miks inimesed vahepeal vaatavad Eurovisiooni, aga mõnikord ei vaata? Kas see nagu aastast aastasse või ühe aasta kohta? Aastasse, jah. Äkki seal on teised lauluvõistlused ka lisaks Eurovisioonile, et no võib öelda, et see on ilmselt selline teema, mida Inglismaaga seoses kõige rohkem arutatakse ja mille üle kurdetakse, kui nüüd Brexit võib-olla välja arutada. Et nad nii palju raha sinna alla peavad panema või? No tegelikult ikka ilm. Et kui on ilus ilm, siis lihtsalt ei vaadata seda Eurovisiooni. See on tõesti hea. Ilus ilm. Mille poolest on eriline Eurovisiooni esinemisjärjekorras koht number 2? Kas A, teisena esinenud artistid on Eurovisioonil võitnud kõige rohkem, B, nad on võitnud kõige vähem või C, teisena esinenud artist pole kunagi Eurovisiooni võitnud? C äkki. Pakub Jaanus. Pakub B, kõige vähem. Ma ütleks C. Ja, õige vastus on C. Ehk siis teisena esinenud artistid pole mitte kunagi Eurovisioonil võitnud. Ja lõpetuseks, mitu korda on Eurovisiooni finaali kommenteerinud Marko Reikop? Säraks. Kõik korrad, jah. On kõik korrad. Alates 56 aastast. Aga pakkuge üks number kõik. Alates 56 aastast, ehk siis mitu aastat seda kokku teeb siis? 27 äkki või? Pakub Jaanus. Ma ei ole nii kiire arvutaja, ma panen Jaanuse järgi siis. Paned ka 27? Ei, ma ei pane 27, 56, ma panen natuke rohkem sinna peale, siis see on ju midagi 50-ga, ma panen midagi 50-ga. Ma vahetan vastust 25. Vahet 25, jah. Mis sa Uudo pakkusid? Ma ei tea, paneme 30 siis, vahet ei ole. 23. Ma vaatan, mis õige vastus oli. 21 on õige vastus. Et jah, Peeter läks kõige lähemale.
mis sa valetad meile, 56 aastast. ma eriti ei mäleta 90-ndates seda, kes seda kommenteeris. Ma mäletan nagu 2000 alates on ta kindlalt olnud kogu aeg. Ja esimese korra, kusjuures vist oli Jaak Joala kommenteerijate seas. Aga pärast seda on kogu aeg Reikop olnud põhimõtteliselt. Mitmendas poolfinaalis on Revals? Esimeses. See oli jah, see ei olnud nüüd Viktoriini küsimus, vaid ma lihtsalt tahtsin teada saada. Esimeses. Mitmendas on Viinerid? Teises. Mitmendas on Uudo? Teises. Suur aitäh teile, ma soovin edu. Aitäh teile. Aitäh. Ja ongi käes meie poolfinalistide tutvustamise maratoni viimane vaatus. Viimased 3 poolfinalisti Eesti Laulult on meil stuudios külas. Kõigepealt Merilin Mälk, tere! Tere! Uku Suviste, tere! Tere! Ja Silver Laas esindab ansamblit Traffic, tere! Tere! Läheme kõigepealt esimese vooru juurde, võtke oma telefonid kõik. Nii. Ja ma tahaks, et otsiksite oma kontaktide nimekirjast inimese, keda te arvate, et on kõige kuulsam. Ehk siis, kes on kõige kuulsam inimene, kelle telefoninumber teil on? Teil on aeg rahulikult natukene sirvida ja siis oma otsus teha. Nagu telefoni... Jah. Millega me see kuulsust nagu mõõdame? Täitsa sinu enda südametunnistuse hääl. Kusjuures ma olen juba teinud seda. Oled, jah? Ja ma vist juba tean. Okay. Aga ma vaatan uuesti. Uku, said aru? Jaa, ei tule praegu pähe lihtsalt keda nagu otsida. Keda valida? Hakka scrollima lihtsalt. Hakkad lihtsalt scrollima ja vaatama. Ahah, okei. Andke märku, kui on valik tehtud, siis hakkame järjest vaatama. Helistama ei pea, ärge muretsege, võite. 2 nime ei või öelda. No, äkki võib. Uku valis ka välja. Uku, kelle sa valisid? Sonic. Ossa. Oppo. Nüüd tõmbas ära. Ei oskagi siit edasi minna kuidagi. Kuidas sa said Sonici telefoninumbri? Ilmselt kunagi, kui me veel koos olime... Sonic on palju kordi Eestis käinud ja minu üks hea sõber tõi ta siia. Ja ma mäletan, et me esinemise koos isegi Deja Vu's ja siis käisime palju siin ringi igal pool ja pärast seda me saime nagu nii-öelda lähedasteks sõpradeks. Siis ma olen tal juba seal külas käinud ja Londonis siis. Ja. Kas Sonic on Eestis ka käinud siis, kui ta ei ole kontserte andnud, lihtsalt sul külas? Ei ole. Tal on alati olnud siin mingisugune etteaste. Milline inimene on Sonic? Lõbus. On, jah? Tore, jah. Väga vahva. Merilin, millega vastad? Koit Toome ja Jaagup Kreem leidsin mina praegu. Kuidas sa nende numbrid said? Kui ma mäletaks, Koit Toome ma sain niimoodi, et me olime ühel peol koos My Hits Awardsi after party ja siis me jäime jutustama ja siis jagasime üksteise numbreid ja Jaagup Kreem saime kokku ja samamoodi. Oled sa ühe või teisega mingit koostööd ka teinud? Kusjuures ei ole otseselt koostööd teinud. No, Koit Toome on Superstaari saates, siis suhtlesime omavahel ja tegime loo otsusaates siis. Silver? Kui võtta nüüd ma mõtlen nagu siit rahvusvahelisemat haaret, siis ma mõtlen ütlema, et äkki Lenna on kõige kuulsam nendest, kes seal muud on. Meenutused, et kuidas sa Lenna numbri said? Millal see oli? Tegelikult ma tunnen Lennat juba siis, kui ma käisin keskkoolis juba, enne kogu seda asja üldse, kui oli kunagi Fit Superstar, hakkas oli need asjad kõik ajad. Et see numbri ma sain, ma arvan, siis umbes aasta võis olla 2000 äkki, 2001, 2002 sinna kanti. Päris ammu. Fit Superstar, see oli see kõige esimene, eks? Ja see oli päris ammu. Mille võitis Kerli Kõiv. Jah. Kuidas sina ja Lenna olite sellega seotud? Lenna oli selle osaline ja mina elasin talle kaasa. Selge pilt. Kuidas Lennal läks selle üldse, ma ei mäleta üldse? Ta läks minu arust, ega ma täpselt ei mäleta ka, aga ta läks pigem hästi, mäletan. Ta oli seal ikka lõpuni kuskil välja.
Nii, sai ring peale. Nüüd hakkame kuulama teie võistluslugusid ja eriti tähelepanelikult peavad olema need, kes vastavat võistluslugu ei esita, sellepärast et teie peate hakkama selgitama, millest see võistluslugu räägib. See, kes tunneb ära, et see on tema lugu, see võib esialgu olla tasa. How mysterious this life can be, full of beautiful surprises. I never really knew the man I thought was me. Dreams that I believed convinced my destiny. I was meant to be alone. But how can you know how a star looks if you've never looked at the sky? I couldn't have told you what blue is till I looked into your eyes, or how soft the feel of a cloud is till I was touching your skin. The world is a wonder of wonders I'd never seen. I never imagined the power, I never imagined the need, I never imagined what love is. Now love is all I dream. How wonderful was the awakening. Nii, see on Uku lugu, Merilin ja Silver, millest see lugu räägib? Nagu iga lugu meil tänapäeval siis räägime armastust onne ja ma julgen pakkuda, et see on midagi taolist, et sa ei teadnud, mis see armastus varem on ja nüüd sa järsku said seda kuidagi maitsta ja nüüd sa oled nagu surprised, et siuke asi on olemas. Silver. Väga hästi öeldud. Ja ta on niisugune, ma nüüd üritasin kuulata hästi nagu just lüürikat ja niisugune õhkav, eriti alguse poole. Täpselt lõun käib mitu korda läbi ja kuidagi niisugune, aga ei muidugi armastusest ja mis see armastus siis on? Uku. Et Alone käib nagu läbi, jah? Ma olin inspireeritud Stallone'ist tegelikult. Stallone'ist, jah. See riimuks. Ma arvan, et selle on kirjutanud mees, kes on 37-aastane, kes ei tea, mis asi on, kes pole kunagi armastust tunda saanud ja kes on võitluses iseendaga. Vähemalt eile oli selline uudis. Ma lugesin seda uudist. Kõik loeme kõvasti meelde. Seal oli 200 kommentaari minu arust ka, mis olid väga naljakad. Ühesõnaga, ma arvan, et ajakirjanik ei ole mu lugu veel kuulanud. Sest mu loo mõte tegelikult ju ongi see, täpselt nagu mõlemad saatekülalised ütlesid, et läks õigesti või? Et, no jah, peaaegu. Väga armsalt ja lihtsalt sinu poolt seletatud ära. Näed, esimese kuulasidega sai tema aru, millest lugu räägib. Ühesõnaga pealkirja ei tasu usaldada, jah? Räägi nüüd sellest pealkirjast, millest sa mainisid. Artikli pealkirjad. Jah, tasuks vaadata sisse. Uku, räägi, kuidas see lugu ikkagi sündis? Kui me vaatame seda autorite nimekirja, siis seal on 2 nime. Sina ja Sharon Vaughan, eks? Jah. Kuidas see siis nagu tehtud on? Et on seal keegi olnud veel abiks või kuidas see sündis? Jah. Produktsioonitiim, kes omakorda me kõik tegelikult olime eri maailma niimoodi punktides ja korra saime kokku mina siis produktsioonitiimiga siis, kui me seda reaalselt nagu laulma läksime ja mingisuguseid instrumente salvestama, et mina ei ole füüsiliselt isegi tegelikult lüürika autoriga kohtunud. Ongi nii, jah? Kas see vastas küsimus? Jah, see vastas väga hästi küsimusele. Tänapäeval siis tehaksegi niimoodi hitte, jah? Sobib see sulle? Sobib see töömetoodika sulle? Ikka oleneb. No, ütleme, meil oleks olnud ka variant teha seda niimoodi, et me keegi kuskil üldse ei kohtu ja teeme seda netidel ja me esialgse variandi kusjuures tegime nii. Aga siis me otsustasime, et meil on nagu vaja siiski, mis puudutab just nagu vokaali ja laulmisosa, et meil on vaja tegelikult kohtuda ja mingeid asju arutada, mingeid asju proovida. Nii et aga jah, mis puudutab nüüd, ütleme, lüürika kirjutamist, siis seda ju on tehtud mitte tänapäeval, vaid sellist asja on tehtud ju ka aegade algusest, mis tahes kirjandusvormi asju, mida on koos kirjutatud, ma ei tea, piibel on kirjutatud niimoodi ju, inimesed ei ole kohtunud ja see on kokku pandud.
ma ei tea, kas see oli tabav näide praegu, aga suured võrdlused, aga ei pole hea. Et mõte jah selles, et lüürika puhul on see võib-olla natuke teistmoodi, sest lüürika ise on ju kirjandusvormis täpselt samamoodi kirja pandud, et sa ei pea olema teise inimesega koos, et seda kuidagi kirjutada. No ma usaldan jälle nüüd mälu järgi ühte meedias ilmunud pealkirja. Nüüd kommenteeri seda. Kirkoorum on ka kuidagi asjaga seotud või? Jah. Kuidas? Tema aitas meil puhastada vokaale ja rohkem selline stuudiot korras hoida ja niimoodi. Olgu nii, kuulame järgmist laulu. Uku ja Silver, millest pajatab Merilini lugu? Minu arvast selle loo võiks olla ka kirjutanud 37-aastane mees, kes ei ole kunagi... No nii. Nagu kõik lood maailma. No, üldine temaatika läheb minu arvast natukene selles mõttes eelmise laulu radadesse, et lugu minu jaoks räägib samuti tunnetest ja armumisest, armastusest ja võib-olla millestki, mis jällegi on toimunud sedavõrd ootamatult, et sa justkui oled teadlikult püüdnud võib-olla ennast pidurdada, eemal hoida ja siis avastad, et mingi asi on su sees siiski nii tugevalt, mis tõmbab kuskile neid sammu tegema siis. Ma kokutan täna kuidagi. Mina võtsin nagu otsesemalt seda, ma mõtlen 1 000 000 sammu, et üks samm on umbes meeter ja 1 000 meetrit on 1000 kiltsa. Ehk siis 1000 kilomeetrit on, ei Varss on 998 kilomeetrit Tallinnast. Ühesõnaga, mina arvan, et see lugu on hoopis kaugsuhtest ühe Varssavi poisi ja Eesti tüdruku vahel ja siis saab jalutama Varssavis seda vastu lihtsalt. Aga see on minu nägemus, see ei pruugi õige olla, aga mina arvan nii. No Merin, kes see poolakas on siis? Ei. No, väga hea point muidugi, teil oli lihtsam eesti keeles, aga ma ütleks, et Uku pani päris täppi, et ongi see kutt siis näelda, kes järsku minu ellu tuli ja tekitab minus nii suuri tundeid ja tahan, et kõik läheks täpselt nii, nagu ma tahan, õigesti, hästi ja võtangi enda jaoks nagu 1 000 000 sammu ja kulgen aegluubis, et see saaks hea asi. Kas see kutt on päriselt kõik olemas või? On küll. On. Peale ohet tuli see. Jah. See oli suur ohe tegelikult. Sest ta on Poolas, vaata, ta on nii kaugel ikkagi. Räägi natuke, kuidas see lugu sulle ette sattus? Minu elus nagu hakkasid kuidagi asjad nagu nii täpselt ja kuidagi õigeaegselt kokku minema. Lihtsalt kuidagi asjad juhtusid kokku ja sellest sündis siis selline asi. Väga vahva. Väga huvitav kirjeldus minu poolt. Aga meil on üks laul veel kuulata. Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meeles on kui eilne veel. Iga lõhn ja pilt ja heli, iga laulust kuuldud fraas, iga vaikne hetk
veel seni sind meenutab. Ainult üks kord veel tahan tunda nagu siis ma üks kord veel hoida sind ja sellest piisaks ka, sest ma ei usu, et saaksingi sind kunagi tagasi. Ära ma kõneks kõige eest, kas või korra veel. Endalegi märkamatult tõukasin su eemale. Sinu silmis pole vastust, vaatama pean peeglisse. Iga tund ja päev ja nädal, iga üksi olnud viib teine teisest kaugemale meid vaid viib. Ainult üks kord veel tahan tunda nagu siis ma üks kord veel hoida sind. Trafficu võistluslugu, Merilin ja Uku, millest see räägib? no nii, see lugu on ilmselgelt nüüd jällegi armastus on ja igatsus on minu jaoks see võti siin loos. Et ilmselt nüüd tegin midagi valesti ja nüüd veits kahetsed ja nüüd ollakse üksteisest eemal. Minu arust see lugu on juba kirjutatud sihukese kavalama snitiga, et loomulikult võib rääkida see armastusest, aga sama hästi see on nii nagu Stigil väga paljud lood on ka sellised, mida sa võiks ideaalselt panna ükskõik mis reklaami näiteks, sest see lihtsalt toimib seal. Näiteks siin see võib olla puhtalt näiteks lugu, mis räägib alkoholisõltuvusest. Ainult ükskord veel, eks ole. Või mõnest, mis seal võib olla veel? Mis on hea toode? Silver, mis sa arvad? No ükskõik, pane ükskõik, sa tahad teha. Täpselt, pane ükskõik kuhu see lugu. Kõik müügiks. Aga siiski ma arvan, et mina jagan ka arvamust, et tegelikult see siis räägib samamoodi mingist sihukesest armastusest, tundest, mida sa januned ükskord veel. No nii. No eks ta on midagi sellist umbes, jah. Et jah, seda ükskord veel, et kui oled juba nagu otsustanud ära kõik oma asjad elus ja otsustad, et lähme oma teed, aga siis mingi hetk aru, et hakkad kahtlema, kas see oli ikka õige otsus. Mõnikord on see õige otsus, mõnikord ei ole. Ja siis mõtledki, et oleks ükskord veel, et siis äkki on selgem see pilt. Ja teiseks on see, et ükskord veel on Stig meiega laval jälle üle mitme aastaga. Et see on ka, alltoone võib luua palju sinna. Jah. No nüüd on kõik 24 poolfinaallugu põhjalikult analüüsitud ka eelmistes saadetes ja ikka kõik laulud kipuvad rääkima armastusest ja suhetest ja igatsusest. Silver ja Uku, kas teie repertuaaris on mõni laul, mille puhul saab öelda, ei, see mitte mingil juhul ei ole armastusest. See on hoopis millestki muust. Tuleb meelde midagi üldse? Ja mul on küll mõned, isegi Trafficu lood on, mis ei räägi. Maailma parandaja ei räägi kindlasti armastusest. Räägib hoopis maailma parandamisest. Kuidas teha maailma paremaks? Midagi ma arvan veel. Aga jäi ütleme 90 midagi protsenti on ikka, et jah. Lugu pealkirjaga Rich, mis räägib rahast. Aga see jõuab siiski armastuseni. Armastus raha vastu. Merilin, siugas ma ei hakanud küsimagi, sa oled nii noor artist, et ilmselt sa armastusest ei ole kaugemale jõudnud veel. No nii. Mul on ka tegelikult üks lugu, mis ei, tegelikult on ikkagi kõik lood on armastusest, sest et elu ju tiirleb armastuse ümber siin elus. On ju nii? Kipub olema niimoodi, jah? No on. Ei ole kõik armastused, paljud räägivad seksist ka minu arust. No, seda ka, aga see on ka armastus. See on ka armastus, jah. Uku, mis sa seletad? Ei pruugi, aga okei. Okay. Nii, tagasi rajale. Stig, või see Silver, kuidas te Stigi tagasi punti saite siis? Või ta tolknes lihtsalt selle stuudio? Ta on kogu aeg seal tolknenud, et see mõttes, et ta ei ole tegelikult nagu, ta läks nagu ära nagu meil bändist lavalt, aga ta on nagu bändi tegemistega, ta pole nagu pausi sisse tulnud tegelikult, et ta on
kõik stuudiotööd ja igast muud otsustamised ja kõik asjad, et niikuinii on olnud ja kui nüüd see lugu sisse sai tehtud stuudios, siis kui laval võib olla 6 tükki, meid on 5, siis ma ütlesingi täpselt, et tegelikult võiks ju keegi back või olla keegi juures veel. Ja ma mõtlesin, kuna Stigen selle samas loos on ka selles versioonis päris palju laulnud ise sisse oma häälega, et siis miks mitte juba tema, et oli absoluutselt kohe nõus, et ei olnud nagu mingi pikka mõtlemist ei olnud, tundus siuks loogilise jätkuna. No kui ma natukene ajalukku süüvisin, siis ma leidsin, et Traffic esimest korda siis üritas Eurovisioonile pääseda koos Luisa Värgiga kunagi. Ja. Kunagi ammu. See oli vist viimane eurolaul äkki või? See oli jah, aga see oli niimoodi, et see oli vist Imre Sooäre lugu, ta vist vaid oli. ja ta täitsa lambist nii-öelda, me olime vist umbes 1-aastane bänd või sellist, ja siis ta lihtsalt lambist kirjutas meile, et tal on siuke lugu ja tal on see Luisa peal, see oli kõik tema nagu show, et meil lihtsalt pakkus meile ja meil oli why not muidugi. Et see oli tema lugu, tema sõnad, tema kogu tema märk oli kõik see. No hiljem on läinud teil väga hästi, ühe korra teiseks ja ühe korra kolmandaks ja mida need eelmised korrad on õpetanud teile? Kui üldse midagi? Tegelikult eriti ei ole. Kui nüüd tõesti päris aus olla, no mis on ikka õppida, et teed täpselt nii hästi, kui oskad teha ja siis vaata, mis saad. Seepärast, et samas ka see teine koht, ma mäletan seda väga, me ise olime, lootsime, et ehk ei jää 10. oleks nagu eesmärk. Ja siis järjest tuli neid nimesid, mõtlesime, järjest hakkate mulle uuesti Grimmi tegema, mõtlesin, et midagi hakkab juhtuma vist nagu, et mis see nüüd on järsku, aga no mis õppida, ei no pigem on see, et täpselt teed ikka nii hästi, kui suudad ja ära väga nagu mütsiga löö, aga ära samas nagu ära väga nagu võib-olla nahast välja ka poe, et see jääb ka inimestele mitte võib-olla väga, ei ole väga sümpaatne, kui sa nagu liiga desperately kogu aeg tahad midagi teha, et see on siuke mõnusalt tuleb võtta. Uku, sinul on nüüd 3. kord, eks? Ja. Kui välja arvata see üks kord, kui sa disklahvi said, mis on ka päris ikkagi tähelepanuväärne, vist 2 korda ongi ainult sellist asja juhtunud, et mida sinule need eelmised 2 korda on selles mõttes õpetanud, mida sa saad seekord kaasa võtta? See oli tabav asi, mida Silver ütles, et ära liiga vast nagu nahast välja poe ja ära liiga mütsiga mine lööma, sest et mida sa teed? Pan kaugust 8 meetrit, ma ei hüppa, nagu ma hüppaks ja ma tahaks võita, siis ma hüppaks 8.01, eks ole. Teeks midagi nagu paremini ja muusikas ei ole päris nii. Et sa saad teha täpselt seda, mida sa teed, kui sa teed seda võimalikult autentselt ja loomulikult siis on parim see teha saad lihtsalt, et läheb kuidas läheb. Kuidas selle aastase looga on? See on nüüd sündinud ikkagi selle aasta Eesti Laulu jaoks, et see ei ole varem kuidagi ka eelvoorudesse olnud saadetud, nagu su eelmise aasta loo puhul oli? Jaa, see ei ole tõesti. Kas see eelmise aasta juhtum, kus mitu korda see lugu ei läinud läbi ja lõpuks pääses superfinaali, kas ei pannud sind selles konkursis kokkuvõttes nagu pettuma? Et no, kui juhuslikult nagu mingid lood pääsevad ja teised lood ei pääse, et natuke ebaadekvaatne või nii? Ei, pigem see nagu näitab nagu seda, et me räägimegi muusikas või ütleme kunstis, me saame üldse rääkida, kui me räägime võistlus ja kunst, need 2 asja, et see on selline, mida ei saa ühe mõõdupuuga võtta ja ta on ajas erinev, ta on situatsioonides erinev ja nii ta jääbki alati olema, sest ei ole ju ühte mõõdupuud, millega sa saad nagu mõõta, et pigem on tore see, kui proovida lihtsalt uuesti ja järelikult on üks šanss nagu saada peale rohkem. Mis eelmisel aastal puudu jäi, et võita sinul? Üks koht minu arust oli. Jah. Aga kui nüüd... Ja mõningad 1000 hääled äkki. Aga ma ei tea, kas sa tegid tagant järgi mingisuguse analüüsi? No, see on ikkagi nagu sellised Eesti meistrivõistlused ja hiljem on Euroopa meistrivõistlused, et ikka ju teevad sportlased ja treenerid pärast analüüsi, et vaat sealt oleks võinud natukene ehk sentimeetreid või punkte juurde saada. Sina tegid midagi sellist? Mida näiteks mina saan paremini teha? Noh, võib-olla kui nüüd nagu selles mõttes tõsiselt nagu mõelda, see ainuke asi võib-olla, mis me mõtlesime, mis puudutas, ma kasutasin seal tantsijat ja mida me tegelikult poolfaanis versus finaalis muutsime natukene ja tulid meil tiimist ka erinevad arvamused, et võib-olla ei peaks üldse tantsijat kasutama ja nii edasi. See oli asi, mida
kunagi tegelikult ei tea, et mis oleks nagu parem olnud. Võib-olla oleks veel mingi finaal olnud, oleks võib-olla täiesti üksinda laulnud, ma ei tea, kas see oleks nagu olulist muutnud. Aga natukene, kui Viktor oleks võib-olla natuke rohkem mööda launud äkki kuidagi või kukkunud laval või... Seda ka, jah, absoluutselt. Sõnad ära unustanud. Sõnad täiesti ära unustanud, eks ole. See oleks natuke võib-olla kaasa aidanud, aga jällegi see on selline asi, et mida ma ei tahaks, et juhtuks. Ma ei tahaks, et minu edu oleks lihtsalt sellepärast, et kellelgi läheb midagi halvasti. Et ei, ma ei tea. Ja täna on nii uus lugu, uued sõnad, tuleb uuesti pähe õppida, nii et kõik on uus. Merilin, mida Eesti Laul sinu jaoks tähendab? Miks sa tahad seal osaleda? Eesti Laul minu jaoks väga, väga hea platvorm Eestis ja ma ei tea, üleüldse nagu ma väga kipun lavale ja tahaks seda Eesti Laulu kogemust ju ka. Et mina ei ole Eesti Laulul nüüd käinud, see on minu esimene kord, kui ma üldse sinna registreerisin. Ja tahaks ära proovida vist? Jaa, kogemust ja just tahaks ära proovida ja kõik sõbrad on ju seal, mis on mega tore. Kuulge, meenutage ajaloost, mis on teie jaoks olnud Eesti Laulul või Eurolaulul enne seda kõige ägedamad või teie südamesse pugenud laulud ja numbrid? Vinni Puhk meeldis mulle väga. See oli nii õige, kuidagi nätakas õigel ajal oli. See kogu see täpselt piisavalt crazy, see karvas, et see oli täpselt selle aastal, mis oli väga-väga naljakas ja väga hea minu arust. Päris raske küsimus. Aga mul kohe meenub ausalt öeldes La Forza või Forza, kuidas seda hääldatakse. Et mega siuke siiras esitus oli minu jaoks. Jaa, me jääks isegi võib-olla nõusse selle La Forzaga, Vinni Puhkiga ka tegelikult. Et ei oska tuua praegu välja, nagu mulle võib-olla, ma ei ole tegelikult, ma arvan, väga paljudel Eesti lauludel kõiki nagu võistulugusid kuulnud, mida võib-olla oleks isegi tahtnud kuulda. Aga ma arvan, et võib-olla üks kõige olulisem asi Eesti Laulu puhul üldse on see huvitav teekond, mis ta on nagu läbinud, kui juba Mart Normet selle võttis üle Heidi Purga ja nüüd, kus ta on jõudnud Tomi kätte, et ma arvan, et areng on olnud päris suur ja väga palju huvitavat muusikat, mida võib-olla muidu ei oleks tulnud meile kuulajata nii, on praegu tulnud ja ma arvan, et eriti just vähemalt mulle on meeldinud nagu need kaks viimast aastat praegu väga-väga lugude valiku poolest, mitte sellepärast, et mina nüüd seal sees olen, aga ma olen rohkem lihtsalt kursis, kuna ma seal sees ju olen. Et väga head lood just ka teil ja väga hea produktsioon ja et ma arvan, et just see on nagu väga oluline osa selle juures. Nii et see võistlus on liikunud õiges suunas. Absoluutselt. No, ma ei tea, kes näeb sellest suuremat eesmärki, et eesmärk on jõuda lõpuks suurele lavale ja võita see konkurss, siis ma arvan, et see on selline üks korralik boonus otsa. Et ma arvan, et selle põhieesmärk on siiski olnud nagu head muusikat tutvustada ja innustada loojad looma. Hästi öeldud. Ja lõpetuseks mul on teile väike viktoriin Eurovisiooni ajaloost. Ei. Ai, jos. Ei. Ole hea, mulle meeldib viktoriin. Nii, Silverile meeldib viktoriin. Meil on kohe võita teada, aga see ei ole üldse raske. Kas te teate, mis aastal oli esimene Eurovisioon? Ei tea. Aastal 1956. Aga see ei ole küsimus. Toonast lauluvõistlust varjutab salapära. Mis täpsemalt? Ja mul on variante ka. Ei ole teada, kes olid võiduloo autorid, kuna need inimesed ei tahtnud ennast reeta. Hääletustulemusi ei avalikustatud ja siiani pole teada, kes kellele hääli andis või mitmete esinejate garderoobidest varastati ära nende esinemisriided. See puudutas seda esimest nüüd või? Jah, saate kõik pakkuda. Jeeru. Tegi palju asju korraga. Ei avalikustatud hääli oli esimene vist? Ei ole teada, kes olid võiduloo autorid, hääletustulemusi ei avalikustatud või siis garderoobidest varastati esinemisriideid.
nagu siis autorit teada ei ole. aga see ei tundu väga õige. Ma pakun see teise ära. Silver pakub. B-variandi. Mis te pakute? See hääle asi või? Võtan siis need riided. Kui jääb üle. Nii. Kui kes ei tundu väga oluline. Ei pea üle jääma. Võite ka ühte sama pakkuda. See hääle asi. Jah. Hääletustulemused ja Uku. No ma jään ikka riiete juurde. Ei oleks pidanud olema originaalne, tõesti, hääletustulemusi ja avalikustatud. Siiani pole teada, kes kellele hääli andis. Okay. Sellest ajast, kui Eurovisioonil tekkisid poolfinaalid, kas Eesti on rohkem pääsenud edasi finaali või finaalist välja jäänud? Ma kardan, et on rohkem välja jäänud. Nii. Kuigi... Ma kardan, et on rohkem ikkagi... Aga see on suhteliselt lähedal peab olema, sest on ju nii üht kui teist ikka olnud kuulda nagu minu arust. Aga ma pakun, et rohkem välja jääma. Mina ei paku. Mina pakun ikkagi sisse. Sisse just. Okei. No Silverile meeldivad viktoriinid ja kusjuures eriti hästi, sellepärast et väga napilt. 9-7 väljajäämise kasuks seni. Nii, läheme ühe korufee juurde. Mitu Sven Lõhmuse kirjutatud laulu on jõudnud Eesti Laulu ning varasemalt Eurolaulu Eesti finaali? Pakkuge kõik üks number. Eks see number? Jah, mitu lugu. No mis on suuremad numbrid, mis te teate? Miljon on. Miljon, jah. Merilin teab kindlasti. Miljon. Ma olen isegi 2 ma loos olnud back. Vähemalt 2. Vähemalt 2 ma loos olnud back olnud, jah. Ma pakun... Mingi 10 ikka, 12, 10, midagi sinna käinud. Ma pakun pigem 18. Mida Uku pakub? 12. Mida Merilin pakub? 13. Ja kujutad ette, 18 on õige vastus. Ei ole. Oi, Silver läheb hästi. Aga euroteadlik poiss oled. See on väga-väga euroteadlik. 2 küsimust veel. Aastal 1978 näidati Eurovisiooni lauluvõistlust ka Jordaanias, kui selle võitis neile mitte sõbralik Iisrael. Siis mida sel ajal Jordaanias teleülekande ajal tehti, kui siis Iisraeli esitus oli? Kas ekraanil näidati lilli, teeseldi, et võitis hoopis Belgia või ülekanne katkestati järsult? Aga no mis asja, sündisin 2001 alles, mis küsimus? Katkestati. Lilled katkestus või teeseldi, et võitis Belgia? Seda ilmselt ei tehtud. No ütleme, et katkestati. Lage ära uuesti need. Ehk siis, kui Jordaanias näidati Eurovisiooni ja selle Eurovisiooni võitis Iisrael, siis mida tehti teleülekande ajal? Kas ekraanil näidati lilli, teeseldi, et võitis hoopis Belgia või ülekanne katkestati järsult? Kuigi see teesklinu tundub ka nii crazy pakun, et see on väga mõnus tegelikult, aga ma pakun ikka, et katkestati. Sama. Ja mis Merilin pakub? Ma ei tea, ma lihtsalt pakun 3. Ehk siis ülekanne katkestati järsult. Seda puhku läks niimoodi, et ikkagi teeseldi, et võitis hoopis Belgia. Okei. See on väga hea, aga see on super muidugi, siuke asi teha. Ja viimane küsimus, 2010. aastal, näed siis Merilin said sündinud ilusasti. Esindas Eestit looga Siren grupp nimega Malcolm Lincoln. Kust see bänd endale nime sai? Kas telemängust Kes tahab saada miljonäriks, samanimelisest raamatust või fännid panid selle nime? Seda võiks ju teada, aga üldse ei tea. Oleks tore, kui teaks, aga absoluutselt ei tea tegelikult. Miljonäri saad? Mängu, ei. Teine oli mis? Samanimelisest raamatust. Või siis fännid panid selle nime? Õrna ja muidu. Ma olen igalt pakkan esimesena. Pange teie sigur ennem. Äkki fännid panid? Fännid, raamat ja mina siis ütlen, et raamat. Mina ütlen siis hoopis selle miljoni saate. Ja õigesti teed. Telemängust Kes tahab saada miljonäriks. Seal oli üks proua, kes pidi siis aru saama, et mis on USA presidendi nimi ja kuigi laual oli ka Abraham Lincoln, siis tema arvas, et ikkagi Malcolm Lincoln. Sellised viktoriini osalejad on ka Eesti Vabariigis. Sa peaks minema miljonimängu. Jah, kahjuks ei ole seda enam. Või läheks hea meelega. Oled sa käinud kuskil viktoriinis?
Ei ole kahjuks, mulle tõesti meeldivad, ega kui sünnipäevadel siuksed vahvad mulle, ma väga naudin neid alati. Okei, ma seda näha. Seda me nägime ja kogesime kõik. Nii, mitmendas poolfinaalis Uku? Teises. Merili? Teises. Ja ka teises. Olete kõik koos ilmselt? Seega oleme kõik koos, jah. Jah, saate Tartus ööbimist jagada või midagi? Jah, ja. Ma arvan küll. Kus ka keegi on? Me oleme Dorpatis vist. Mis asjas? Hotellis. Ma tavalt lihtsalt olen olnud. Aga võib-olla tõesti, jah. Aitäh, et sulatasid jaa meil. Jaa, ja ei tee. Selle kõrval lähedale Mäkk saab öö läbi, vaata purksi osta. Aitäh, et olite külla ja ma soovin teile edu. Nii tore, aitäh. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.